midagi põlema. Esimene õhtu, esimene laager, lõke, Maili. Päris äge koht tegelikult ju. Jah. Kaardi peale märgitud mingisugune kahtlane lõkkekoht, mida metsahaldus ei hoolda, vaid lihtsalt on siuke pool ise hakanud koht või siis kunagi metsahalduse poolt tehtud, aga maha jäetud. Saime siukse korraliku metsakuiva männi, et äärest on kõik puu täiesti jääs, aga umbes seestpoolt on ilus kuiv puu. Selle ägeda sõitmise peale ja hingeldamise peale on habe ka vastava ilme saanud. Enne kui lõke korralikult põlema läheb, seda jääd vist habemest välja ei saagi. Siiamaani lumi nagu kukub pikali ja Hommikus oli vaikud. Valmis tehtud, panni peal soojaks lastud. Kuidas on? päris hea. Soojad vaikud. Parem kui kodus? Ei, seda vist mitte. Peabki olema. Kaart näitas ju, et me hakkame üles minna. Mäest alla teeme nüüd päris head minekut ilmselt natukese aega. Ja siis ma hakkan sisse vajuma. On kuskil 3:12 ja siuke valgus. Päike üle horisondi pole, aga mõnusalt siuke pehme valgus kogu aeg. Päikseloojanguni pole enam kaua, aga nüüd tuleb mingit valgust jälle. Vahepeal oli juba nii hämar nagu päike või jah, loojanguni tegelikult vist päikeseni tõusegi, aga täna on nii paksud pilved, et sellepärast on ka palju pimedam ilm kui eile. Eile eriti autoga sõites oli mega ilus, hästi selge taevas, hästi värviline roosa, punane, sinine, hall, valge, you name it. On ikkagi hea sõita, kui suust võib-olla vajub 10 senti sisse, mitte nagu eile kuskil 20-30 senti, mis oli hullus. Kilomeeter tuli kuskil 41 minutiga. Praegu on kuskil 17-18 minti kilomeeter, põhimõtteliselt poole kiiremini läheme. Suust muidugi ei libise nagu raja peal. Võib-olla isegi libiseks, kui kelku taga poleks, aga niimoodi saame täitsa sõita, kuigi ikka vaikselt liigub. Mingit kihutamist ei ole. Ilmselt see temperatuuri muutus, eile oli veel lumi hästi külm ja pehme, vajus hullult läbi. Ööga tõmbas või kukkus kuskil ainult -1 peale, -1-2 ja tundub, et see on nagu lumestruktuur ikkagi muutnud, et suust ikkagi vähegi kannab. Ei saa nagu liugu lasta, aga põlvini sisse ka ei vaju, mis teeb ikka meeletu vahe.
kuused on päris ilusad, põhjamaised. Teoorias ju võiks veel rohkem lund peal olla, aga meil ei ole tulnud nii palju. Lumesügavus on siin ka kuskil 40-50 senti. Et suusk ära võtta, siis on kohe läinud ka. Kepp läks niimoodi. Hammustab midagi. No, esimesed paar meetrit sai libiseda ta. Niimoodi, kui me tuled siia, kõik kasetoht ja puud on valmis pandud, tõmbad tikku ja ahi läheb. Vägev luksus. Elu audiotoas. Maili otsib tundmatut asja. Siis ahi on nii soe, et ahju peal saab soetada mett plastikpakendis. Mitte kõige soem, aga tegelikult on siin toas soe. Maili riietusesse muidugi välja ei paista, et siin soe on. Mustast tuli või? Väga hea valik. Me hakkame teed tegema. Ja üldine meie elu on siin siuke. Mis on veel hea, saame kuivatada kõikvõimalikke riideid, asju, magamiskotid on äkki juba kuivad, sest et hull kondents oli peal. Kui me hommikul ärkasime, telgis võib-olla isegi oli mingi +1 kraad, ehk siis see ei olnud jäätunud, vaid vedel. Selline hommikuvalgus. Ja teerada, mis me siia sisse tampisime. Taga on eriti tähtis hoone, siis saun. Väga mõnus saun oli. Ja kõige lõpus on veel puuliideri, kuur ja WC luksvärk. Teine uks peaks olema varaustuba, ehk siis tasuline, kus sa kindla peale raha eest saad oma voodikoha. Meie uks on siinpool maja. Siin on siis külaliste raamat. On näha, millal viimati on käidud, ehk siis 14 detsember. Me jõudsime siia 25 detsember. Päris korralik vahe ja järgmine käia on olnud, või eelmine veel sellest oktoobri lõpus, 28 oktoober. Ehk siis eelmised on olnud jalgsi, mitte suuskadega. Ja tee küpseb. Kas need on? Aga mingi tunduri. No ongi.
tõmba. Siin köögiseks ta sai ka ära. Ma tean. Saigi üle. Sinna üles mäkke tahame sõita. Ilm on nii udune või siuke, et mingit nähtavust sealt ei ole. Nüüd on suht hea lihtne täna sõita ilma kelguta ja lumi kannab. Ma saan nagu inimese moodi, aga tegelikult on mingi muud käinud. Vaatame, võivad olla ka inimesed. Aga ei saa aru, kus nägi lõppu, kus päevas jätkub on ju. Ilmselt. Kuidas oli? Tegelikult päris üle. Muidugi. Sinu üles oli kindlasti nad alla sõita. Jaa. Näiteks see päikest isegi tuleb. Saame oma rada tagasi sõita. Teist rada ei hakanud juba tunduvalt valima. Oleks külm ka olnud, aga jõe ületus oleks teisest kohas olnud kahtlen. Teed joome. Arvan, et see aitab nii hästi saada. Seda märkida päris hästi teha seda. Või siis mitte. Märk on jah. Maili saunas. Ärge tunduri saun. Jaa. Väga äge sauna ees ruum. Eraldi ahjuga. Saab sellega soojaks kütta. Ja täiega korralik saun on. Või siin kohati ei kanna. Kelk on suhteliselt siuke nagu peab vedama läbi lume. Päris raske töö. Sixteni joob. Kes siit väga tähelepanelikult näeb, siis Sixteni jope on täiesti läbimärg, higine. Aga see kaamase valgus on äge. Kell on umbes 1 päeval ja selline valgus on. Puude peal on lund päris palju. Puuradvad lähevad niimoodi, hajuvad alla lumepaksusel. Siuke päris ilus talvepõlumaa.
taevas tõmbab selgemaks. Täna ööseks lubas -10. Eks ta hakkab vaikselt minema jahedamaks. Suusad libised natuke paremini. Jänes on siit hüpanud. Siin midagi teinud. Kell on 2. Oh, päris raske. Siin on natukene aimata meie üleeilne rada. Ja siin on need kepiaugud ja natukene on kõvem pind siin selle sisse talutud raja sees küll. Aga raske on ikkagi. Nii, siit on näha, kust lähevad meie üleeilsed väljad metsa. Hämarat aega peaks mingi tunnike veel olema. Soo vahel on vett natuke lahti ka. Aga tundub, et siit saab üle küll. Nüüd peaks jõudma kohe meie telkimisplatsile, kus me juba esimese öö veetsime. Ja on jätkuvalt alles meie koht siin. Ilusti puud valmis. Siis me hettisime ja jätame kelgud siia maha. Lähme vaatame ära selle raja alguse, kus me homme hommikul matka alustame. Üritame sõita ilma kelkudeta natukene raja sisse. Oleks homme parem minna. Siksten arvab, et siit on väga hea jõge ületada. Hull oled, niimoodi lähed või? Oota, kuidas mina tulen? Samamoodi. Kuhu sisse ju? Proovi mitte sisse käia. Siksten? Äkki panen ühe jala siia. Oh! Teisele kasvame üle või? Ah! See paske ka, aga pärast ära keeta seda või? Maitseb su tõesti. Hakkab matk lõpule jõudma, oleme lahti lükatud tee peal. Ainuke inimene, keda me oleme 5 päeva jooksul näinud, oli praegu sahamees, kes tuli 20 minti tagasi või pool tundi tagasi vastu. On eriti uhke maantee. Öö oli päris rets meil. Hull torm. Me muidugi ilmaennustust ei vaadanud, et torm tuleb. Läksime telki ja äkki telk tahtis ära lennata koos meiega. Ja siis tuli mingi 4-5 tundi, siukest 20 kõige rohkem näitas 24 meetrit sekundis tuult, aga see uskumatu, kuidas see telk vastu pidas. Ja hommikul tulime jah kõige otsemad teed, kuskil 2,5 kilti hanges ja siis edasi juba kaardi pealt tundus, et on tee, mis võiks olla lükatud ja õnneks oligi. Muidu ma tuleks veel õige mitu tundi. Tänane lumi minu raskust ei kandnud üldse, Maili veel midagi püsis lume peal. Et algus oli päris vaevaline, aga nüüd on siuke maantee. Isegi paaris tõugetega saab mäest alla sõita. Siukest nalja pole siin enne nähtud. Nüüd tõmbas külmaks ka, et see torm tuligi. Enne oli kuskil paar miinust ja siis peale tormi lõi taeva selgeks ja -10.
auto. ja alles vanusa hange taga, Suht väike on midagi. aga tuleme läbi. 6,5 kilti. Tund 45 põhimõtteliselt. Jah, kui ma oleks pidanud umbihangest tulema, oleks seal õige mitu tundi siia tulnud.